Austatud saalisviibijad, mina räägin siis teemal iganenud mõtteviis raha kasutamisel. Et käsitleda teemat iganenud mõtteviis raha kasutamisel, tuleb alustada algusest, ehk siis seletada ära mõnede ettekandes esinevate märksõnade tähendus või vähemalt üritada seda teha. Kõigepealt, mis on raha? Definitsioon ütleb, raha on üldine seaduslik maksevahend, mille vastu saab vahetada teisi kaupu suhtega, mille määravad raha ostujõud ja kaupade hinnad. Kas me saime sellest teada, mis on raha? Ei saanud. Pigem saime teada, mida rahaga teatud tingimustel saab teha. Kui raha vastu saab vahetada teisi kaupu, siis on raha paratamatult üks kaupadest ja definitsioonis viidatud raha ostujõud nonsense, sest ta põrkab näiteks vastu vorsti ostujõudu ja ongi otsas. Veel saame teada, et raha on arvestusühik. Raha on ühismõõduks kaupade väärtuste mõõtmisel ja võrdlemisel. Tähendab, me mõõdame midagi veniva sentimeetriga ja saame iga kord erineva tulemuse. Rääkimata sellest, et igas riigis on meeter erineva pikkusega. Järeldame, raha ei ole ausa mõõtmise ja võrdlemise vahend. Järgmiseks, raha on vahetusvahend. Raha on vahetatav kõikide teiste kaupade vastu ning asendab ostja ja müüja vahelistes tehingutes partnertehinguid. See jutt võiks veel kehtida, kui siin oleks ausalt tunnistatud, mille vastu on vahetatav natuke raha, mille vastu palju raha ja kui palju riik selle pealt omale tahab, kui sa näiteks enda ostetud kinnisasja raha vastu vahetad. Veel olevat raha väärtuste akumulatsiooni vahend. Raha on vara, mida saab koguda ja kasutada tulevikus tehingute tegemisel. Raha ei ole vara, sest muidu oleks palaval suvepäeval käes sulav jäätiski vara. 30 aasta eest pensionisambasse paigutatud toonase inseneri aastapalk annaks meile täna tulemuseks umbes 30 eurot. No mis vara see niisugune on? Tavaline pihku sulanud jäätis. Mootorrattal võib-olla saaks paagi täis kunagise aastapalga eest. Edasi läheb juba toredamaks. Raha olevat kaup. Raha on kaup, millel on oma hind, mis sõltub turusituatsioonist ning raha emiteeriva keskpanga baasintressi määrast. Siit me siis saame vähemalt teada raha purskava allika, see on keskpank. Aga ta purskab peale raha ka intressi ehk siis nähtamatut tonti, mis teeb raha palju raskemaks pangale tagasi maksmise mõttes, sest tagasi tuleb ka maksta seda, mis siia ilma pole veel loodud, intressi. Seega tuleb ühele pangale tagasi maksmiseks raha juurde laenata teisest pangast ja lähebki sul nagu põrgupõhja jürkal. Aima vastuväidet, meil on säästud, meile makstakse pensionid ja nii edasi. Nõus, aga vaadake riigivõlga. 28 miljardit hakkab kätte jõudma, see on 2150 eurot nina peale. Kes aru ei saa, sellel toon teise näite. Sotsiaalmaksu maksab töötaja eest tööandja, eks? Ja nüüd öelge, kes teenib tööandjale selle raha, millega ta töötaja eest sotsiaalmaksu maksab? Vastame pehmemalt, teine töötaja. Siis on hea parastada, eks? Edasi olla raha maksevahend. Rahaga saab maksta kaupade ja teenuste eest, tasuda võlgu, maksta makse. Aga miks siin ei ole öeldud, et raha saab varastada, võimukalt maha laristada, vastavalt ametikoha kõrgusel endale ikka rohkem ja rohkem nõuda? Ilmselt sellepärast, et ei ole mõtet. Me ei ole ikkagi teada saanud, mis see on, millega pidavad saama teha nii palju asju, mida ei tohiks üldse teha, sest tegelikult suurendab ju iga liigutus, mis me teeme meie võlga keskpangale. Kõik see meenutab mulle haamri kasutamist kruvikeerajana. Jääb ainult üle küsida, miks me seda teeme, kui kõigi maailma riikide koguvõlg on juba peaaegu võrdne maailma kõigi riikide 4 SKP-ga. Kas me saime eelnevast teada, mis on raha? Vist ei saanud. Me saime teada, kuidas kasutada raha mõningaid omadusi, mis laiemas plaanis hakkavad meie üle valitsema. Tinglikult teise ettekande osas heidame pilgu küsimusele, miks me üldse kasutame raha ja kas me kasutame raha õigesti. Kuidas me teenime raha? Käime tööl,
Tavalise inimese jaoks on raha seotud tema 8-tunnise tööpäevaga. Ehk siis me vahetame oma töötunde kauba või teenuse vastu läbi teenitud raha. Tööinimene vahetab 1/3 oma eluajast une vastu, 2/3 töö vastu ja 3/3 jääb olmeprobleemide lahendamiseks. 8 tunni oma eluaja eest võib inimene teenida miinimumpalgast 10 000 eurodeni. Ühel juhul tal napib raha ja jääbki nappima, teisel juhul upub ta rahasse. Ilma igasuguse kadeduseta ütlen, et ka siin on miski mäda, nagu ettekande esimeses osas olnud raha määratluseski. Oleme jõudnud küsimuse juurde, millele me ühes esitusvormis oskame põhjenduse leida või konstrueerida, ent teises vormis esitatud ei ole see kaugeltki nii lihtne. Küsimuse esimene vorm. Miks osa inimesi teenib sama arvu töötundide eest rohkem raha kui teised? Ärme sellele praegu vastama hakka, me lähme rappa nagu raha määratlusegagi. Jutt läheb ju niinimetatud teadmiste ja vastutuse peale. Ja mitte keegi ei mõtle sealjuures, et näiteks jalgrattaga teisele otsa sõitmise eest võib järgneda kohus ja karistus, aga riigi ja rahva piltlikult mutta ajamise eest aitab tagasiastumisest ja nagu viimatine rahva Läti ajamine näitab, ei pruugi teha sedagi. Sama küsimuse teine vorm oleks, miks on ühe inimese eluks antud aja hind 10 kordi madalam kui teisel? Sellele küsimusele vastamine, arvestades, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgema võimukandja on rahvas, peaks küll enamikule kas argusest või teadmatusest üle jõu käima. Või kujutage endale ette, et ma küsin koristajatädilt, tänu kellele mõne linnapea kabinet puhtusest särab, miks tema eluaeg maksab kordades vähem kui linnapea oma? Mis on raha probleemid? Esiteks muidugi, kui palju ikkagi inimene peaks saama oma teenitud raha eest elamiseks vajalikke vahendeid. See küsimus sisaldab ja samas välistab, et inimene peab saama oma teenitud raha eest nii palju, et ülejäänud inimestel oleks võimalik läbi riigieelarve talle erinevaid toetusi maksta. Ma jätan siin meelega puutumata deklasseerunud isikud, kes vajavad ravi praegu või kelle ravi oleks tegelikult tulnud alustada eelmisest üle-eelmisest põlvest nende esimeste ühiskonnast irdumise tunnuste ilmnemisel. Selle küsimuse vastus on nii jõudust kui närvilist naeru esile kutsuv. Iga riigi kodanik peaks oma teenitud raha eest saama nii palju, et tal oleks tugev tahtmine oma enese ja kaaskodanike elatustaseme nimel kaitsta riiki, kus meil kõigil on hea elada. Meenutades viimast asja, mis meie taasiseseisvumise ajal oma enese vabast tahtest ja kindlast soovist end põlistada ette võeti, kaablikraavi kaevamist Rahvusraamatukogu juurde ja ka seda, et hiljem ei tehtud enam midagi heast tahtest, vaid ainult raha eest. Heidaksin pilgu Hiina lähiajalukku, kus rahal ei lastud nii vara võimule tulla. Mao Zedong pani võimule tulles kogu oma rahva tööle ja üks tähtsamatest töödest oli suure Hiina müüri taastamine. Sellel tööl oli 2 tähtsust. Kui riigis, linnas või külas on lagunevad ehitised, laguneb ka rahva moraal ja ühes sellega linn, riik, küla ja perekond. Lagunevate majade või teedega riigil ei ole teed tulevikku. Ja alles nüüd püstitas Mao Zedong loosungi või eesmärgi kogu rahvale. See hiinalikult lühikene sõnum oli rikastuge. See sõnum on ka meile ja kas või täna. Loomulikult võib siin otsekohe kuulda vastuväited, aga kuidas me rikastume, kui meile piisavalt ei maksta, et üle jääks, mida panka oma arvele panna? Esimees Mao rikastuge tähendas suuremalt osat korraldust rikastuda vaimselt, sest siis mõistab inimene, mida ja kui palju tal tegelikult vaja on. Ja eks ka meil saavad inimesed sellest sõnumist tegelikult kaheti aru. Kes hakkab paksema raamatu vahele paberraha koguma, kes loeb raamatu läbi ning läheb siis ja ostab teise raamatu veel. Meie siin Eestis oleme tegelikult aeglasel teel rikastumise poole. Järjest sagedamini kõlab ju mitmel pool kas otsene või varjatud küsimus, kuidas me ometi nii lollid olime, et. Ja see on hea,
Sest võib-olla juba järgmine põlvkond mõistab, et ükski partei ei kingi rahvale head elu, vaid rahvas peab selle iseenda kätte võitlema oma, täna küll kobakäppade kätte sattunud tööriistaga, ja see tööriist on riik. Selleks me ta ju lõimegi, eks? Kolmandat osa alustaksin ettevaatlike vastustega küsimusele, et mida me siis oleme valesti teinud, ja vastaksin pretensioonikalt. Me oleme raha valesti kasutanud. Me ütleme, et raha on inimeste vahelise kokkuleppe maksevahend ja kokkuleppe arvestusühiku kohta. Nii on ühest küljest, ent teisest küljest on raha rumala inimese pime usk, et see münt või paberitükk või nullikene arvutiekraanil on omaette väärtus, millega saab mõõta isegi sinu eluaega. Muide, mis te arvate, kas maailmas on rohkem rumalaid või tarku inimesi? Ja kas alatult kaval, kes ei oska ette näha oma tegude tagajärgi, on pigem rumal või tark? Järeldame eeltoodust spekulatiivselt, et enamus rahast on suure hulga rumalate inimeste pime usk näilisesse väärtusesse. Ja siit algabki viga. Väärtusel ilma inimesteta ei ole mingit väärtust. Ilma igasuguse vaevata järeldame siit, et pangas inflatsioonitoiduna vedelev niinimetatud raha ei ole mitte midagi väärt. Ja siit omakorda võib nii mõndagi järeldada kõigi maailma riikide koguvõla kohta, mida on peaaegu 4 korda rohkem, kui kõigi maailma töötavate inimeste tööalane tegevus aastaga kõigest loobudes tagasi maksta võimaldab. Ja muidugi selle aja jooksul ju võlg kasvab veelgi. See võlg tegelikkuses ei ole ei enne ega ka pärast tagasimaksmist mitte midagi väärt, sest see on ainult raha, ehk siis tohutu hulga inimeste pime usk, et see maksab midagi. Toon siin näite, mida on mitu korda esitanud üks täna saalis viibivatest. Krooni kehtimise viimastel päevadel läks mees poodi, et osta suppikulp, mis oleks ühes tükis ja ei laguneks. Ühest üsna kallis poest ta lõpuks niisuguse kulbiga leidis ja see maksis napilt alla 500 krooni. Ja siis küsis korraga poemüüja temalt, kas kroonid oleks kasulikum vahetada dollariteks või inglise naelteks, ja ta vastas: näete, ma vahetan oma 500-se praegu supikulbi vastu ja ma ei tea, mitu põlvkonda ma sellega supikulbi murest vabastan. Hiljuti käis ta siis uuesti poes ja nägi seda sama supikulpi, mis maksis 500 krooni, ehk siis umbes 32 eurot. Nüüd maksis see kulp juba 79 eurot, ehk 1237 krooni. Ja mida me näeme? Esitan põhimõtte. Isa 500 kroonina väljaminek vabastab poja 1237 kroonisest väljaminekust, poja peaaegu 3000 kroonisest, tema poja umbes 7500 kroonisest ja nii edasi, kuni ei tea mitmenda põlveni. Aga juba ainult 4 põlve andis kokku lüüjaks summaks umbes 12 000 krooni, mis tänu isa mõistusele õnnestus kokku hoida. Eks igaüks võib soovi korral ise isa ostetud supikulbiga kokku hoitud rahasumma 7. või 17. või jumal teab mitme põlveni ise välja arvutada. Aga praegu maksab 45-aastane isa oma pangavõlga, 25-aastane poeg oma pangavõlga ja ootab, millal isa kõrvad pea alla paneb, et siis saadud pärandusega oma pangavõlg lõplikult ära maksta. Ja mingit kulpigi poeg tegelikult ei päri, sest see läheb ka pangavõla katteks. Ka niinimetatud välisinvesteeringud, mis pidavat Eesti rahva päästma, oleme valesti aru saanud. Iga siia investeeritud euro peab ju investeerijale kiiremas korras 10 ja enamgi veel Eestist välja vedama. Meile jääks ainult hästi makstud orjatöö ja hulk jäätmeid prügilasse vedada. Raha on proovitud siduda kullaga, aga ilmselt takistas see raha kui asja iseenesest käivet ning seega on alates 1971. aastast ka Ameerikas raha kullast lahus. Ja ta toetab ainult selle samale varem nimetatud pimedale usule. Samas kulla hind raha suhtes on viimase 50 aastagagi meeletult tõusnud. Jääb vaid ainult küsida, et miks me näiteks oma haigekassa reserve või pensionisambaid kullas ei hoia. Mida siis teha? Kõigepealt muidugi tuleb endale ausalt tunnistada, kes me oleme, kus me oleme, mis seisuses me oleme ja mida me tahame. Ja mida me tahame, on siin kõige intrigeerivam küsimus.
Kui me vähegi ringi vaatame, siis selgub, et kõige rohkem tahame me olla kellegi moodi. Me tahame näida rikkad ja ilusad. Me tahame jätta mulje, et hiljuti sai lõpetatud väga suur töö ja nüüd me võime veidi lõdvestuda. Isegi Eesti laul ei ole enam eesti keeles ega eesti moodi. Nii ei saa varsti enam eestlanegi tahta olla eestlase moodi, sest ta ei tea, kuidas see käib. Üritan natukene vastata nendele küsimustele ja seda nii ausalt, kui mu mõistus täna võtab. Kes me oleme? Me oleme ühe maalataka nimirahvus, kellel on oma põhiseadus, aga kes ei oska oma eluga midagi peale võtta. Ellu me muidugi mõneks ajaks jääme, aga paljud küsivad juba praegu, et mis elu see on, kui toetused on nii väikesed. Me tahame toetusi, aga mitte midagi ette võtta. Miks? Meie rahvas laseb ja on juba lasknud luua endale oma valitud esindajate häälte läbi niisuguse seadusruumi, et ettevõtlusega seostub vanematel inimestel nõukaaegne ütlus samm vasakule või samm paremale ja tulistatakse hoiatamata. Kas selles vallas kasutatakse raha õigesti? Kindlasti mitte. Raha läheb rohkem bürokraatide palkadeks kui ettevõtluseks ja oma kodumaa korda tegemiseks. Kus me oleme? Me oleme ilusal ja hindamatul maatükil, kus võiks teha imeasju ilma seda kahjustamata. Aga mõned meist müüvad ja risustavad seda, nagu jõuavad, ikka saadava raha nimel. Vaatame kas või super-hüperidiootlikku Tallinna ülepilve lõhkujastamist, tänu millele ei mahu 5 aasta pärast seal üldse liikuma ja uskuge mind, ka Tallinna kesklinna kauplused ja söögikohad jäävad oma varustamisega jätta. Kross ei jää, tal on muidugi helikopter. Seda kõike tehakse arutustungist olla kellegi moodi, kui mitte muus vallas, siis kas või lolluseski. Ometi räägiti kunagi mingist madaltihedast asutusest, aga meil õnnestus taas kasutada raha võitluseks iseenda vastu ja ehitada pilvelõhkujaid. Seega kasutasime ja lasksime kasutada raha valesti. Ja see on ühtlasi ka vastus küsimusele, mis seisuses me oleme. Me oleme lollis seisuses. Ja see seis muutub veel lollimaks, kui me ei julge ega taha olla eestlased, vaid unistame võimalusest laristada nagu puhkusel olevad Moskva miljonäri hakatised. Jõudsimegi küsimuse juurde, mida me tahame juurde. Ja see on kõige raskem küsimus, kuigi vastus on lihtne. Eestlasena me peame tahtma rikastuda ja õigesti rikastuda. Mitte kulutulena põleva rahaga, vaid teadmiste ja oskustega. Eelkõige peavad meie teadmised ja oskused jõudma nii kaugele, et me mõistame, keda tohib ja keda ei tohi lasta riigitüüri juurde omasugustega sooja koha pärast kaklema. Teiseks tuleb meil mõista, milleks me lõime oma riigi ning ausalt tunnistada, kui palju sellest riigist on meil jäänud ja miks see riik nii palju võlgu on. Tunnistage, meil oli oma kultuur, aga nüüd on meil vaid tsivilisatsioon. Ja tsivilisatsioon on see, kui kultuur maha müüakse ja ise muistisena muuseumisse kolitakse. Meie tegelik rikkus on puhas vesi, nii palju, kui meil veel seda on. Tuul, mis ei maksa midagi, aga millest saaksime endale päris oma elektri, mille hind sõltuks meist ja mitte börsist. Päike, mis meile samuti energiat saab anda. Ja kõik 3 eelnevat koos annaksid meile meie maalapil, kui seda viisakalt harida, igapäevase leiva. Veel on selleks vaja muidugi ühtekuuluvustunnet, mida samuti ei saa raha eest osta, aga mille esimene signaalikene võib olla kas või vanaisalt päritud supikulp, millega tõstetakse suppi kogu perele. Ühtekuuluvustunne tähendab aga poolest saati seda, et hätta ei jäeta kedagi ja teise poolega, et patupalk on surm. Olgu see nüüd kujundlikult öeldud. Ühtekuuluvustunne tähendab, et me oleme loonud ühiselt oma riigi ja mitte keegi ei pea endale sukasäärde varusid koguma juhuks, kui riik ta hätta jätab või ära unustab. Niisugust asja lihtsalt ei saa juhtuda, sest kui vanaisa on teile pärandanud tööriistad, millega ta ise on tööd teinud, te ju austate teda. Täna on meile pärandatud riik, aga väga paljud tahavad meie pärandi vahetada rahaks. Mis te arvate, kas riigi müügist teenitud raha on asi, mille eest lapselapsed teile ausamba ehitavad? Pigem mitte. Raha tuleb teenida õigel teel ja kasutada õigel otstarbel. Mis on see õige otstarve? See on südametunnistuse küsimus. Rikastugem,
Märgakem ja mõiskem asju, mis on kogu aeg meie silme ees olnud, aga mida me pole julgenud või taibanud märgata. Märgakem ka meie tegelikku riigivõlga. Prohvet Muhamed ütles, et tarkust tuleb võtta ka vanakuradi enda suust. Põrgupõhja uuele vanapaganale kui majandusõpiku tegelasele ma viitasin eespool. Aga kohe nüüd tuleb Harri Raudvere ja teeb meile kõigile selgeks Nikolai Nossovi lasteraamatust mõistetavaks sama pidanud ühiskonnaõpetuse põhitööd. Muide, möödunud aastal ilmus ka Totukuul kordustrükk, aga kordustrükke väärivad vaid head ja õpetlikud raamatud. Minu poolt kõik, aitäh, et vastu pidasite!